Tere! Mina olen Peedo Kass ja olen Viljandi Kultuuriakadeemia rütmimuusika õppejõud. Räägin teile basskitarrist. Et rääkida basskitarrist, peaksime minema korraks ajaloos tagasi eelmise sajandi keskele, ehk siis aastasse 1950, kui rockmuusika ja selline bändimuusika areng tekitas olukorra, kus tekkis vajadus sellise pilli järele. Varasemad tuuba ja kontrabass, ehk siis varasemad bassipillid ei suutnud enam sammu pidada elektrikitarridega, kuna elektrikitarrid mängisid päris valjusti, neil olid võimsad võimendused ja üldse kuidagi tundus, et tuuba eriti ei sobinud tol hetkel sellesse konteksti. Et ilmselgelt basskitarr nägi ka palju lahedam välja kui võib-olla tuuba või tollal ka kontrabass. Ja seega ei läinud kaua aega, kui esimesed targad mehed kohal mõtlesid, et ahah, tuleb teha selline pill. Ja kui siin elektrikitarrist juba juttu oli, siis elektrikitarr ongi ilmselt kõige lähedasem instrument basskitarrile. Peamised erinevused on see, et bassikeeled on palju jämedamad. Võib-olla isegi võib öelda 2-3 korda jämedamad kui elektrikitarri keeled. Ja seetõttu nad tekitavad ka sellise madala ja paksu kõla. Teine erinevus on see, et kael on pikem, ehk siis see mängitav ala on pikem ning samuti keeli on vähem. Sellisel tüüpilisel basskitarril, nagu näete siin, on 4 keelt, kuigi tänapäeval on ka väga levinud ka 5-keelsed ja 6-keelsed basskitarrid, siis 4 keelt on endiselt selline standard. Ja need 4 keelt siin, mis bassil on tegelikult siis täpselt samas häälestuses, mis on elektrikitarri alumised 4 keelt. Ainuke vahe on, et need kõlavad 1 oktav madalamalt. Et bassikeeled on siin, siis kitarri omad oleks. Need oleks kitarri kõige madalamad 4 keelt. Bassimäng on selline peamiselt siis ütleme ansamblimäng ja bassimees on ansamblis sellise vundamendi looja. Ta loob selle loo rütmilise, harmoonilise ja vormilise vundamendi. Et võiks ka vabalt öelda, et bassimängija nii-öelda A ja O ongi harmoonia, rütm ja vorm. Kui need 3 on juba täidetud, siis edasi oodatakse bassimehelt juba nii-öelda oma seda iseloomu ja oma loo nägemust ning üldist musikaalsust. Näitan paar näidet teile ka, kuidas basskitarr võib kõlada, kui seda mängida natukene ebatraditsioonilistemate mänguvõtetega. Palju erinevaid kõlasid ühest instrumendist. See kõlade spekter on kindlasti tegelikult ka veel laiem, kui ma praegu näitasin. See on kõik siis ütleme muusiku enda avastamine ja pärusmaa. Üks oluline tehniline nüanss basskitarri puhul on, et basskitarr on teadaolevalt suhteliselt lihtne pill ja alguses ta tundubki niimoodi. Peamised lihtsustavad asjaolud on need, et basskitarril mängitakse üldiselt 1 noot korraga, ehk siis mitte siis. See teeb esialgu selle mõtlemise ja pilliga tutvumise natuke lihtsamaks kui võib-olla kitarri puhul. See muuseas oli ka see aspekt, mis mind alguses nii-öelda ära võlus. Sõbrad ütlesid mulle, et näed, tavalise kitarri puhul peab mängima 6 nooti korraga, bassi puhul ainult 1. Ma mõtlesin kohe, ohoo,
see on ju 6 korda lihtsam instrument, miks mitte, äkki saan hakkama. Ja nii see läks. Bassi puhul on ka teine oluline asi on see, et bass on hästi sümmeetriline instrument. Ehk siis asjad, mida sa oskad mängida ühe helistikus, on väga lihtsasti teostatavad ka teises helistikus. Erinevalt näiteks siis ütleme klaverist või trompetist ja paljudest muudest puhkpillidest, kus see on hästi raske, et transponeerimine on basskitarril tihtipeale ääretult lihtne. Näiteks kui ma oskan mängida ühte asja, siis sama asi toon kõrgemalt. Ehk sisuliselt mu sõrmed teevad sama asja, mis nad tegid ka siit osast. Ehk siis selle tingib see, et bass on, kõik bassikeeled on häälestatud sama intervalli kaugusele, selleks on kvart, mis teeb keerulistes helistikes mängimise ootamatult lihtsaks. Lõppkokkuvõttes on oluline mainida, et bass on peamiselt ikkagi ansambli instrument ja bändi instrument. Basskitarri mängides kindlasti õnnestub hästi palju jämmida, hästi palju mängida koos teiste muusikutega, veeta palju aega prooviruumis ja alati on nii, et head bassimängijat on alati väga vaja, sest et kõikides bändides on olemas, kõikides heades bändides, ma ütleks, on olemas ikkagi basskitarr. Seetõttu bass on minu meelest päris populaarne ja päris vajalik instrument. Mängin teile lõpetuseks ühe väikese lühikese popurrii tuntud bassikäikudest. Paljud neist on minu lemmikud, aga siit väikene ülevaade siis.